Tere hommikust, kallid vennad ja õed. Teine kohtumine. Tahaksin rõhutada, et teie kohtute mitte ainult isa Igoriga. Äkki te ei taha seda teha, aga me kõik püüame kohtuda Jumalaga. Selle kaudu, et me räägime temast. Ja täna, kui me tähistame Neitsi Maarja sünnipäeva, võib-olla see kohtumine oleks eriti tähtis, sellepärast et see on väga hea kingitus Neitsi Maarjale. Me püüame kuulata tema poja sõnu. Me püüame mõtiskleda nende sõnade üle. See on väga tähtis. Mitte ainult Maarja, aga meie kõikide jaoks. Kas kõik kurdid inimesed tahavad kuulata? Võib-olla enamik jah. Aga mul on niisugune tunne, et on inimesi, kes on kurdid ja kes on harjunud sellega, et nad lihtsalt ei saa kuulata. Juba niisugune eluviis. Midagi niisugust toimub meie vaimses elus. Jeesus Kristus väga tihti tahab midagi öelda meile. Ja vaadake, kuidas me võtame vastu seda, mida me kuulame. Kuulame piiblikatkendeid, kuulame jutlusi missadel, kuulame praegu isa Igori mõtisklusi. Kas pärast seda toimub midagi meie eludes? Kas toimuvad muudatusi? Väga harva, olen kindel. Mõtiskege selle üle. Miks see toimub? Sellepärast, et see tegelikult nagu ei puuduta meid. Jeesus Kristus tahab meile midagi anda, aga see on meist kaugel. Ja me tahame olla terved, me tahame midagi saada Jeesuse Kristuse käest, aga tegelikult me suudame seda teha, saavutada väga tihti oma jõuga. Ja seepärast kuulame, aga see eriti ei puuduta meid. Seepärast võib-olla on vaja neid olukordi meie eludes, kui meil on raske. Ja mitte nii lihtsalt raske, aga kui tuleb mingi täiesti õnnetus, äärmiselt raske olukord, kui ma hakkan tundma, et ilma Jumalata ma ei suuda teha mitte midagi. Vaatake ümber, kas ei ole niisuguseid olukordi, muidugi pole vaja võib-olla kogu aeg otsida niisuguseid olukordi. Aga kui neid olukordi tulevad, mida ma teen? Saatun masendusse või tänan Jumalat, sellepärast et ma hakkan hüüdma tema poole. Jumal päästa, ma ei saa mitte midagi teha. Ja võib-olla siis me saime aru, mis see tähendab tõeline Jumala abi ja võib-olla siis me saame sellest aru, miks on vaja kuulata Jumalat. Ta tahab meid aidata. Mõtiskleme selle üle ja püüdkem leida Jumalat rasketes olukordades. Ja kasutades seda võimalust, tahaksin pakkuda veel kord teile, eriti nendele, kes on päris tugevad, osalema ekstreemsel ristiteel, mis toimub reedel. See on ka niisugune olukord, millal me võib-olla mõned meie seast võivad loota ainult Jumala peale. Keegi teine ei saa aidata ja alles siis ma saan sellest aru, kuidas Jumal aitab mind. Aitab siis, kui ma ausalt hakkan hüüdma, Jumal aita mind. Mul on äärmiselt raske.